Tere väikse päikselapsed, tere õuehoiulapsed. Ma tulin sinuga täna jälle metsa. Selle kännu juurde, mis meenutab mulle meie õuehoiupakkusid. Ja selle kännu juures saame laulda meie terelaulu. Otsi üles oma käed, otsi üles oma põlved ja hakkame laulma. 1, 2, 3. Tere, tere, tere laste tere. Tere, tere, tere laste tere. Tere sulle, tere mulle, tere meile kõigile. Tere sulle, tere mulle, tere meile kõigile. Tere, tere, päikse pere. Tere, tere, päikse pere. Tere sulle, tere mulle, tere meile kõigile. Tere sulle, tere mulle, tere meile kõigile. Teretame oma kehaosi ka. Tere varbad, tere hommikust, patsuta oma varbaid. Tere õlad, patsuta oma õlgu. Tere põlved, patsuta põlve peale. Tere kõht, kus on su kõht? Tere kõrvad, patsuta tasakesi kõrvade peale. Ja nüüd tee endale üks suur pai. Tubli oled. Mul on täna siin metsas kaasas üks linnukene. Kevadel hakkavad linnud pesa ehitama. Ma loen sulle ühe pesaluuletuse. Pesad, igaühel oma pesa, lõopesa keset kesa, karbi sees on teopesa, lapse peos on peopesa. Tule vaata, mis mul siin karbi sees on. Vaatame koos, millest saab linnukene endale kevadel pesa ehitada. Mis sa arvad, kas käbidest saab linnuke pesa ehitada? Hästi ei saa, need käbid on natukene suured tema pesa jaoks. Mis sa arvad, kas okstest saab linnukene pesa ehitada? Oksad sobivad linnukesele väga hästi. Paneme need siia tema juurde. Mis sa arvad, kas kividest saab linnukene pesa ehitada? Kividest ka hästi ei saa, kivid on suured ja rasked. Aga samblast saab linnukene pesa ehitada. Aga legodest? Kas legodest saab linnukene endale pesa? Neid ka linnuke ei vaja endale. Paneme siia. Ja siis on siin veel rohukõrred. Neid on ka linnukesel pesa ehitamiseks tarvis. Teeme talle siia sellise pesa. Vaatame nüüd, mis värvi on meil legoklotsid. Siin on kollased. 1, 2, 3 klotsi. Panen ühe sinise juurde.
1, 2, 3, 4 klotsi. Proovime kividest ka ühe torni ehitada. 1, 2, 3, 4. Ja nüüd teeme käbidesse ühe rivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. 10 käbi rivis. Laulame selle linnukesega koos nüüd ühte kevade laulu. Juba linnukesed väljas laulavad, keenad kasekesed kingul kohavad. Lumi on ju ära sulanud, talve külm on mööda läinud. Lapsed, kes kui vangis elanud, pole ammu murul käinud. Oorusoojakene voolab ulinal, hõbepilvekene hõljub taeva all. Minnid, mannid, jukud, tõnnid hüppavad kõik rõõmuväes. Keena kevade on tulnud, keena kevade on käes. Vaatame nüüd, mida linnukesed söövad. Mul on siin üks ussikene. Linnukesed söövad ussikesi. Siis mul on siin üks ämblik. Linnukesed söövad ämblikke ka. Loeme üle, mitu jalga sellel ämblikul on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ämblikul on 8 jalga. Aga mõned linnukesed söövad hoopis puupungasid. Aga mida väiksed lapsed söövad? Küpsetame koos ühe kakukese. Anni, istu. Hakkame pihta. Veerekakku, 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 supsahju. Veerekakku, 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 supsahju. Kakuke on mahjus paala, lapsele on seda väga vaja. Kakuke on mahjus paala, lapsele on seda väga vaja. Teeme ühe kakukese veel. Mis me sinna sisse paneme? Kas paneme natukene jahu? Paneme ühe muna? Paneme natuke piima ka? Suhkrut natukene. Paneme marju ka sisse. Teeme ühe kakukese. Veerekakku, 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 supsahju. Veerekakku, 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 supsahju. Kakuke on mahjus paala, lapsele on seda väga vaja. Kakuke on mahjus paala, lapsele on seda väga vaja. Nii, kakuke on ahjus, teeme ahjuukse ettevaatlikult lahti. Ahi on kuum. Lahti. Võtame kakukese välja, puhume peale. Maitseme tasaks. Maitseb hästi. Aitäh, et minuga täna koos mängisid. Tšau!